nii, jätkame Indrek meie selle hüpoteetilise stsenaariumiga. Ma olen tudeng, olen saanud sisse kandideerinud, ma olen nüüd siin olemas koha peal jube valmis ja mul oli just esmaspäev, teisipäev olid järjest teooriapäevad ja nüüd on hetk jõudnud kolmapäev ja ma olen valmis hakkama peale, et kuidas see nüüd välja näeb, mis ma nüüd tehan, istun kuskile taharute taha, lähen kuskile mutrivõtmega kallale millelegi, kuidas see välja näeb? No sisuliselt ta näeb selline välja, et te olete seal klassiruumis tõenäoliselt õppinud mingisugused algteadmised juba selgeks. Väikeste selliste jootekolbidega olete pannud mõned lambikesed põlema, saate juba aru, kuidas kõik see elekter seal liigub, kuidas kõike seal nagu juba natukene liigutada, kuidas mingid väiksemad koodijupikest kirjutada. Ja siis reaalselt on olemas selline ala, kus me siis anname kõik tehnilised vahendid, õpetame, loomulikult räägime üle ohutuse, see on väga tähtis. Aga jah, ja siis sisuliselt minnakse nii-öelda hands-on juba mootorite, ütleme siis liikuvate osade, mehhatroonika ja ka loomulikult tarkvaraarendusega. Et need käivad käsi käes ja kõige lihtsam võib-olla on seletada seda nii, et ega rauatükk iseenesest ei hakka ühest kohast teise liikuma ja eriti veel sellisel viisil, et kuidas sina tahad. Et siis sisuliselt tulebki need osad, kruvid, mutrid, rattad, mootorid, kogu see asi kokku panna nii-öelda mehaaniliselt ja siis talle selgeks teha, kuidas ta liigub, kuhu ta liigub, millistel puhkudel ta aru saab, kas tal keegi on ees, ehk siis ohutuseks, kas ta võtab kuskilt mingi paki peale, viib selle kellegile, ehk siis muuta see asi kasulikuks kogu inimkonnale. Ja nii, kolmapäev oli ära. Me saime kätte ohutuskogupeid, vaatasime esimest korda sellele pakirobotile, sellele kullerrobotile, vaatasime sisse ja peale ja nüüd on kätte jõudnud neljapäev. Et milline võiks välja näha see ülesanne spetsiifiliselt, mingi hüpoteetiline ülesanne, mis meile antakse sellele õpilasele kätte, mida me hakkame lahendama? No ülesannetega ja selle plaaniga on veel nii, et me plaanime teha sellised väikesed meeskonnad, ehk siis niisugused 3-5 liikmelised, ehk siis tekib ka väike võistlusmoment juurde, et oleks huvitavam, et oleks üksteise pealt nagu natukene sellist, just ma ütlekski võistlusmomenti. Ja teine pool on siis see, et need ülesanded saavad olema stiilis, et masin peab iseseisvalt toimetama ühe, ma ei tea, siis paki näiteks, ühest kohast teise ja loomulikult tegema seal tagades kõiki ümbrust ohutuse, et ta kellelegi otsa ei sõida, et ta seal parklas mõnele autole viga ei tee ja nii edasi ja reaalselt siis hakkavad lahendama selliseid probleeme, mis võivadki tekkida päris elus. Ja loomulikult alguses on see ohutus selles mõttes keskkonnas, kus on sul see masin on väike, kus ei ole reaalselt, ehk siis kontrollitud keskkond, kus ei ole teisi inimesi lihtsalt ringi jooksmas. Aga hiljem, kui see asi juba töötab väga selliste testid on läbinud, et siis loomulikult minnakse ka päriselt katsetama alguses jällegi platsile ja siis juba ütleme juba natuke rohkem. Loomulikult tulevad mängu veel droonid ühel hetkel, et siin on